Tere, mina olen Eliise Kesküla ja ma tutvustan teile oma uurimistööd elupaiga spetsiifilise liigi leidumise tõenäosus statistiliselt sobivates elupaikades rohelise hiidkupra näitel. Töö pealkiri võib esialgu tunduda pikk ja igav, kuid tegelikkuses on teema väga huvitav ning samuti oluline paljude inimeste igapäevatöös. Kuid mida tähendab üldse elupaiga spetsiifiline liik? See on liik, kes kasvab looduses vaid väga kindlates elutingimustes, näiteks vaid ühel kindlal mullatüübil või teatud niiskusoludes. Oma töö puhul valisin uuritavaks liigiks rohelise hiidkupra. Roheline hiidkupar on väga haruldane sammal ja seetõttu Eestis ka looduskaitse all, kuuludes esimesse kaitsekategooriasse. Ta kasvab peamiselt Hiiumaal ja Saaremaal. Roheline hiidkupar on nii, nagu mitmed teisedki liigid, väga elupaiga spetsiifiline, mis tema puhul tähendab seda, et teda võib leida vaid vanadest loodusmetsadest, kus on palju suure lagunemisastmega lamapuitu, mille peal ta kasvab. Samuti on ta ka väga nõudlik valgus- ja veerežiimi suhtes. Kuigi hiidkupra nimi viitaks justkui millegile väga suurele, on roheline hiidkupar tegelikult väga väike. Kõigest paari millimeetri pikkune ja teda on seetõttu peaaegu võimatu leida. Nähtavaks muutub ta alles siis, kui areneb välja eoskupar, mis võrreldes sambla endaga on tõesti hiiglaslik, kuni 7 millimeetri pikkune. Slaidil vasakul näete piitnoort rohelise hiidkupra eoskupart, mis on alles arenemisjärgus, ja vasakul ühte vana eelmise aasta hiidkupra eoskupart. Siin pildil näete minu esimest leitud rohelist hiidkupart üldse. Kui ma seda nägin, siis istusin keset metsa maha ja vaatasin seda eoskupart umbes 5 minutit, sest sinnamaani ma ei uskunud, et olen suuteline leidma nii väikest ja haruldast taime. Aga just sellised haruldased ja pisikesed taime ning seeneliigid avastatakse tihti juhuslikult või siis nad jäävadki leidmata, sest sageli pole liigi leidmine ilma spetsiaalselt otsimata võimalik, aga samas lausinventeerimine on lihtsalt ebareaalne. Seega mind huvitas, kas ainult väga kindlates tingimustes kasvavate liikide puhul on võimalik enne välitöid otsingualade hulka kitsendada sedavõrd, et liiki leidmine loodusest oleks lihtsam ja tulemusrikkam. Ma püstitasin hüpoteesi, et elupaiga spetsiifilise liigi puhul leidub liigile sobivate kindlate tunnustega elupaigas ka konkreetset liiki. Ehk leides liigile sobiva elupaiga, leiab sealt suure tõenäosusega ka otsitava liigi. Seda muidugi eeldusel, et liigi levimine sellesse elupaika on üldse võimalik. Oma töö tulemusena tõestasin selle hüpoteesi. Aga nüüd räägin veidi lähemalt, kuidas ma sellise tulemuseni jõudsin. Töö algandmeteks võtsin Eesti Looduse Infosüsteemi kantud rohelise hiidkupra elupaigad, mida analüüsisin metsaregistrist saadud andmete põhjal. Parema programmi puudumisel pidin algandmed käsitsi Excelisse trükkima ja seal saada olevate funktsioonide abil analüüsima. Analüüsi tulemuste põhjal koostasin rohelisele hiidkuprale nii-öelda parima võimaliku elupaiga, kus teda kõige suurema tõenäosusega leida võib. Selline ideaalne kasvukoht vastas 4 parameetrile. 115 kuni 145 aastane küps mets, mille peapuuliigiks on kuusk ning metsakasvukohatüüp mustika. Seejärel sorteerisin metsaregistris välja kõik Hiiumaa metsaeraldised, mis nendele tingimustele vastasid ja väljatööde käigus otsisin neilt rohelist hiidkupart. Sellise analüüsi tulemusena jäi umbes 15 000 metsaeraldisest sõelale 104, ehk siis vähenemine oli ligi 150 korda. Kuna nendest 104 eraldisest 8 oli juba varem rohelist hiidkupart leitud,
siis välitöödel käisin läbi kokku 96 eraldist kogupindalaga 182 hektarit. Ja selleks kulus mul umbes 78 töötundi. Kui teil tekkis nüüd küsimus, et miks ma just Hiiumaa metsi analüüsisin ja Hiiumaal välitöid tegin, siis põhjusi on siin mitu. Esiteks asusid rohelise hiidkupra teadaolevad leiukohad töö alustamise hetkel just nimelt Hiiumaal. Peamiselt. Ja teiselt poolt tegi selline valik minu elukohast tulenevalt ka edasise uurimise lihtsamaks. Kuigi välitöödel oli mul pidevalt tunne, nagu otsiks nõele heinakuhjast, kus ei pruugi nõele üldse ollagi, siis leidsin rohelist hiidkupalt tervelt 43 eraldiselt ehk 45%. Kõikide leiukohtade andmed edastasin ka Keskkonnaametile Eesti Looduse infosüsteemi lisamiseks. Töö tulemusena lisandus kokku 37 uut hiidkupra leiukohta ja suurenes 2 teadaoleva pindala ehk laias laastus rohelise hiidkupra leiukohtade arv Hiiumaal 2-kordistus. Rohelise hiidkupra leidumine 45% talle statistiliselt sobivatel eraldistel on suurepärane tulemus. Uurimiste näitas, et kasutatud metoodika võimaldab haruldase ja elupaiga spetsiifilise liigi puhul inventeerimisala vähendada 100 korda ning muudab ka välitööd oluliselt tulemusrikkamaks. Ja kinnitus leidis ka hüpotees, et elupaiga spetsiifilise liigi puhul leidub liigile sobivate kindlate tunnustega elupaigas ka konkreetseid liike. Ma plaanin uurimistööga kindlasti ka edasi tegeleda. Tahan rohelist hiidkupart otsida näiteks Vormsi saarelt ja Lääne-Nigula vallast, et kontrollida meetodi töökindlust ka väljaspool Hiiumaad. Vormsi ja Lääne-Nigula vald on kohad, kus alles eelmisel aastal roheline hiidkupar juhuslikult avastati. Samas aga näitavad need juhuslikud leiud, et hiidkupra levik nendes piirkondades on täiesti võimalik ja sealt tasuks seda otsida. Seejärel saaks metoodikat kasutada ka teiste elupaiga spetsiifiliste liikide puhul, kuid siis oleks andmeanalüüsiks juba mõistlik eraldi programm luua. Aitäh kuulamast!